kuidas siis ikkagi ära tunda näiteks eelmise hooaja rehvi, et millal ta on veel kõlbulik ja millal ta enam ei ole? No, seaduses on kirjas selgelt, et milliste rehvidega tohib sõita, millistega ei tohi sõita. Talverehvide puhul on siis minimaalne mustrisügavuse jääk on 3 millimeetrit. Küll aga nii meie kui ka rehvitootjad ise ütlevad, et see talverehvi soovituslik rehvi mustrisügavuse jääk võiks olla 5 millimeetrit. Kui te kahtlete selles, et kas teil rehvid kõlbavad või ei kõlba, teil on alati võimalus pöörduda professionaali poole, ehk siis meie poole, kes suudab teile anda objektiivse tagasiside teie rehvidele ja te ei pea ise nii palju mõtlema. Mille järgi siis üldsegi võiks valida ühte rehvi? Kas see on mingi kindla tootja mudeli? Mille järgi valitakse rehvi? Kui te rehve valite, siis kindlasti tasuks natuke analüüsida, kus kohas te sõidate, millal te sõidate ja kui palju te sõidate. Ja hinnaklass kindlasti. See on rahakoti suurus on alati oluline asjade ostmisel, ka rehvide puhul siis. Et see valik on tõesti seinast seina ja väga lai, et rehvi hinnad algavad seal paarikümnest eurost ja lõppevad seal 400–500 euro eest tüki eest. Kas tingimata odav rehv võib olla halb rehv? Mitte ilmtingimata, aga nagu ma ütlesin, varieeruvad rehvi hinnad hästi palju, varieeruvad ka rehvi kvaliteedid. Meie enda tootevalikus on soodsast segmendist on olemas tooted, mida me oleme ise testinud, mida me oleme ise käinud tehastes ja me oskame neid soovitada. Mida tähendavad need märgised siin rehvidel? Need rehvimärgised siis tähistavad 3 eri näitajat, mis aga talverehvi valikul meie kliimasse ei saa kahjuks seda vaadata. Paraku on niimoodi, et parema rehvimärgistusega rehv toimib talvetingimustes halvemini. Et lamellrehve on 2 tüüpi, on Põhjamaa ja on siis Kesk-Euroopa lamellrehvid. Põhjamaa lamellrehvid on siin üleval, neil on lamellilõiked on tihedamad, nad toimivad talves paremini. Ja siis on Kesk-Euroopa lamellid, mis on siis tugevama kummiseguga ja külmadel temperatuuridel enam ei toimi. Kas siis lamell või naastrehv? Lamell või naastrehv, ikkagi naastrehv, sest naast on ainuke, mis peab sul jää peal. Naastrehvidel on vahe. Tänapäeva naastrehvid, hästi palju naaste. Mida rohkem sul naelurehvi sees on, seda rohkem ta müra teeb. Seda ebamugavam on sõita. See on paljudele siis põhjuseks, miks nad eelistavad lamellrehvi. Suure naastuarvuga rehve on igas hinnasegmendis juba. Mina isiklikult neid ei soovita. On olemas tooted, mis ei ole nii mürarikkad ja mis toimivad ka jää peal. Näiteks premium-klassi rehvidest soodsast on siis Lancel ja Veti. Reaalselt toimivad asjad. Indrek, teil on ju ka e-pood ning võimalus on tulla ka ise koha peale. Et kus teid siis ikkagi leida? Kõige lihtsam on meid leida, kui lähete meie kodulehele rehvidplus.com. Sealt saate valida endale rehvid välja ja saate ka tulla koha peale. Meie esindused on Mustamäel, Peetris, Tartus, Viljandis ja Pärnus.